Birgit, palun. Aitäh ja tere hommikust kõigile ka minu poolt. Mul on tõesti väga hea meel siin olla. Eile oli väga huvitav päev. Meil olid huvitavad arutelud, mida üldse integratsioon tähendab hommikuses sessioonis. Ja täna ma siis räägin samadest asjadest, aga juba Saksa riigi integratsioonipoliitika põhjal. Ja mina täiesti nõustan, et integratsiooni tulebki näha just nimelt suhete kompleksina ja alati on ta seotud konkreetse maa ajalooga. Ja see, mida te näete siin sellel fotol, et me hiljuti siin tähistasime ju 30 aastat riigi kahe poole ühendamisest ja tegelikult integratsiooni uuringute seisukohast on mõlema Saksa osa kogemus äärmiselt oluline. Ja näiteks idasakslased, nemad on tulnud välja sellise raamatuga, mis tõlkes pealkiri tähendab, et integreerida meid kõigepealt. Ja see näitab seda, et ühiskonnas toimub tegelikult nagu selline sotsiaalne kokkupõrge, ehk meie oma riigi sees osa inimesi arvab, et nende üle domineerib teine pool Saksamaast. Ja loomulikult see näitab seda, et integratsioon on ja jääb alati seotuks sellise nähtusega, mida me nimetame sotsiaalseks sidususeks. Ja kui nüüd vaadata meie riigi integratsiooni ajalukku, siis peale teist maailmasõda oli Lääne-Saksamaal suur vajadus tööjõu järele, sest tööstus hakkas kiiresti arenema ja seega siis 60ndatel aastatel toimus suur tööjõu värbamine Lõuna-Euroopa riikidest ja esimesed sellised integratsiooniprojektid algasid alles 75. aastal. Nii et 1975. aastal oli meil välismaalaste või sisserändajate arv juba 4 miljonit. See oli üks väga tuntav sisserändeperiood Saksa ajaloos. Ja hiljem sama probleem, selline massiline sisserändamine ja tööjõuvajadus leidis aset siis, kui Ida-Saksamaa oli ühendatud juba Saksamaaga ja idasakslased hakkasid lääne poole liikuma. Ja sellel pildil on näha ka graafik ja need rohelise värviga kujutatud tulbad, mis on kõige kiiremini kasvanud. Need on Vietnamist sisse toodud tööjõud. Ja mis nendega juhtus, kui sotsialism kaotas oma tugipunkti Saksamaal, siis tegelikult eeldati, et ka Vietnami töötajad, kes olid toodud sisse ajutisena, liiguvad tagasi koju, aga seda ei juhtunud. Nad jäid illegaalsetena elama Saksamaale ja nende olukord oli loomulikult väga ebakindel. Ja väga paljud neist üritasid samuti pääseda Lääne-Saksamaa poolele 90ndatel aastatel. Sellised mitmekesised arengud Saksa integratsioonis on siiamaani näha. Kui me vaatame seda graafikut siin, siis mida tumedam sinine, seda rohkem on sisserändajate osakaal elanikkonnas. Ja me näeme, kui suur vahe siin on. Kui Lääne-Saksamaal on see kuni 8%, siis Ida-Saksamaal on sisserändajate arv ainult 2,4%. Ja nagu öeldud, siis seotud on see just nimelt sellega, et millal toodi sisse välistööjõudu. Ja praegu me saame rääkida juba teisest ja kolmandast põlvkonnast ehk Saksamaal esmasisserändajate lastest ja lastelastest ja need on juba enam-vähem integreerunud Lääne-Saksamaal ehk siis seal ollakse nendega harjunud. Ja Ida-Saksamaal öeldakse selle vastu niimoodi, et meie CV-d ei ole sedavõrd palju hinnatud kui teiste Lääne-Saksamaa inimeste CV-d ja nad tunnevad, et neid on nagu eiratud.
ja kui me räägime suurematest sellistest piirkondadest, siis seal võib olla sisserändajate osakaal koguni lausa 50%. Aga kui me nüüd räägime, et kuidas selle taustal arenes sisserändamispoliitika, siis nendel spetsiifilistel sisse toodud tööjõu värbamise perioodidel tegelikult selliseid integratsioonistruktuure riigis veel ei olnud. Ja kui 70. aastatel tehti algus nii-öelda perekondade ühendamisega ja see jõudis seadusandlusesse, siis hakati ka sellega seoses mõtlema sellele, kuidas neid sisserändajate lapsi paremini integreerida ühiskonda ja kooli ja kuidas neile keeli õpetada, aga see kõik toimus ainult Lääne-Saksamaal, mitte ida pool. Samal ajal muutusid intensiivsemad arutelus selle üle, et kuidas see mõjutab Saksa enda elanikkonda. Ja me teame ju, et läänemaailmas iive langeb, aga samas tööstuses oli pidevalt tööjõudu vaja. Ja seega siis 2005. aastal tekkis ka vajadus immigratsiooniseaduse järele. Ja seal juba räägitakse sellest, et keel on äärmiselt oluline ja töötati välja võimalused keeleõppeks, mis pidi toimuma riigi poolt organiseeritult. Ja samuti hakati rääkima siis kõrgelt kvalifitseeritud töötajate vajadusest ja sedavõrd, kuidas aeg läks edasi, alates 2010. aastast me räägime juba ju vajadusest ajusid sisse tuua, nii et nõudmine kõrgelt kvalifitseeritud töötajale on üha tõusnud. Ja nüüd 2020. aastal võeti vastu uus immigratsiooni tööjõu sissetoomise seadus. Ja samal ajal paralleelselt siis võeti ka meetmeid nii-öelda sunnitud migratsiooni küsimuste lahendamiseks ja siia alla siis kuuluvad näiteks pagulaste või rahvusvahelist kaitset taotlevate inimestesse puutuv ja siis lepiti kokku, et selle regulatsiooni järgi peavad pagulaste varjupaiga taotlusega tegelema need riigid, kuhu pagulane esmalt jõuab. Ja see on nüüd pagulaspakett 2015. aastast. Ja nüüd viimasel ajal me teame, et tegelikult migreerumisel on väga palju erinevaid põhjusid, need on nagu sellised segatud vood, ja mõned nendest sisserändajatest on täiesti legaalsed ja samas on ka väga palju illegaalseid sisserändajaid. Ja nüüd ma tahaksin rääkida mitmekesisu arengule Ida-Saksamaal. See on nüüd väga huvitav näide postsotsialistlikust riigist. Ja nagu te näete, siin need ümmargused ringid näitavad, kuidas see mitmekesisus on arenenud alates 2015. aastast. Ja kui te vaatate lillat, no võib-olla see lilla ei eristu eri toonides nii väga siin sellel slaidilt, aga me näeme, et sellel ajal on peaasjalikult humanitaarmigratsioon, mis tähendab seda, et idasakslased rändavad lääne poole. Siis on meil võrdlemisi suur poolakate rühm, kes on Saksamaale, Ida-Saksamaale tulnud ja Euroopa sisene migratsioon, kas siis Tšehhist või Poolast, nad on enam-vähem olnud kogu aeg nagu sarnased või nad on nagu meie ja nendega ei seostu niisugused asjad nagu varjupaiga taotlus ja nii edasi, aga sellest ajast, kui hakkasid tulema islami taustaga inimesed, siis nemad eristusid väga selgelt, nad olid teistsugused ja nad tõid kaasa täiesti teistsuguse suhtumise Ida-Saksamaal. Et nagu nad tulevad ja võtavad midagi ära või on teistsugused ja vähendavad meie võimalusi. Nüüd paguluse positsiooni taotlejad. Saksamaal on otsustatud, et iga piirkond Saksamaal on kohustatud vastu võtma teatud arvu pagulasi.
ja tegelikult oli see suur väljakutse, kuidas sellega Ida-Saksamaal hakkama saada, sellepärast et seal oli vastuseis oma ajaloo ja kogemuste tõttu väga teistsugune. Aga see mõjutus tegelikult ka seda integratsiooni kui niisuguse politiseeritust, sellepärast et nendes piirkondades, kus oli mitmekesisust olnud senini väga vähe, seal loomulikult arenesid väga kiiresti välja ksenofoobilised seisukohad ja vaated ja kui me nüüd vaatame seda kaarti, see on ühe hiljuti tehtud uuringu tulemus septembris sellel aastal ja sellest uuringust saime teada, et sellised ekstremistlikud parteid või kõigile tuntud alternatiiv Saksamaale partei on just kõige tugevamalt esindatud nendes piirkondades Ida-Saksamaa liidumaardes. Ja nendel on hoopis teistsugune valimis- või hääletamiskäitumine ja seda kannustab see ksenofoobiline, ütleme, maailma tunnetus. Ja nüüd lähtudes sellest ja nendest uuringutest, mis on tehtud ja kuidas siis immigratsioonipoliitika aset leiab maapiirkondades, me tegime järelduse, et ksenofoobiat tuleb tegelikult tõlgendada just nimelt selliste suhete või relatsionistlikust seisukohast ja kindlasti tuleb näha selle taustana ka seda protsessi, mis toimus Saksamaal peale kahe Saksamaa ühendamist. Ja meil on üks liidumaa esindaja, kes ütles, et kohalike inimeste reaktsioon hetkel toimuvasse ja humanitaarmigratsiooni, see on täiesti selge poliitika tulemus, sest kui meil on olnud olukordi, kus on 40% tööpuudus ja peaaegu siis, kui me hakkasime jõudma samale tasemele, mis ülejäänud Saksamaa ja meie inimestele tekkisid samasugused võimalused, siis tuleb meile järsku oht hoopis väljast poolt ja rikub selle kõik jälle ära ja võtab selle kõik nii-öelda meie käest tagasi. Ja see oli suur löök integratsioonile ja riigi sidususe tajumisele. Ja see tähendab seda, et integratsiooni kui sellist ei tajutud enam millegi õiglasena, vaid just, et see ilmajäetuse tunne ida-sakslaste hulgas süvenes üha enam. Ja leiti, et sisserändajatele antud privileegid oleks nagu nende arvelt. Ja kui nüüd vaadata tulemusi ühest teisest elanikkonna uuringust, siis sellelt graafikult me näeme vasak tähendab, siin on võrreldud Ida- ja Lääne-Saksamaad ja kõigepealt oli siis püstitatud hüpotees, mida taheti siis uuringu tulemustega nii-öelda tõestust saada. Ja integratsioon, et kas integratsioon tõesti igapäevaselt ka toimib, et kas kui sul on rohkem sidemeid ja kontakte sisserändajatega või teisest kultuurist inimestega, kas see tähendab seda, et sinu vastasseis integratsioonile suureneb või väheneb? Ja sinine osa näitab, et eriti just Ida-Saksamaal ja Saksimaal spetsiifiliselt, kes on tegelikult kõige vähem kokku puutunud migrantidega, nende jaoks olid stereotüübid kõige tugevamad. Ja neil ei tekkinud niisugusi, ütleme, mõistvaid suhtumisi migrantide suhtes. Ja eriti problemaatiliseks oli siis just teise kultuuri esindajatesse suhtumine, näiteks moslemitesse. Ja siin on meil 4 tulpa, mis kujutavad siis meie 4 piirkonda. Jällegi parempoolsel on siis Saksimaa, siis on seal Bavaaria, Hesse ja Alam-Saksimaa.
Ja siit me näeme jällegi, et mida vähem migratsiooni, seda rohkem stereotüüpe. Ja kui me räägime integratsioonist, siis tegelikult integratsiooni edu sõltub väga palju suhtumistest. Ehk kuidas suhtutakse neisse, kes on juba varem tulnud. Ja ma olen jõudnud peaaegu oma ettekande lõpuni. Aga siin on väike väljavõte ühest kohalikust ajalehest. Jutt on siis 2 Afganistanist tulnud poisist ja keegi, kes siis üritas neid aidata lõimumisel Saksamaale, et kui neid nende paberite vormistamise ajal kasutati tööturul, siis tööandja, see oli siis üks ehitusfirma, siis tööandja esindaja oli väga positiivselt üllatatud, et kui hästi need poisid tööd tegid. Aga kui hiljem samas ettevõttes taheti neile töökohta saada, siis vastus oli kindel ei. Mis tähendabki seda, et tegemist on just nimelt selle kohaliku stereotüübiga, sest tööandja argumendiks sellel ajal oli see, et kui ma võtan need poisid endale tööle, siis ma kaotan väga palju oma vanu kliente selle arvelt, kes ei taha minuga tööd teha, kuna minu ettevõttes töötavad migrandid. Ja see väljavõte artiklist näitab just nimelt seda tava suhtumist, kuidas tegelikult integratsioon oma olemuselt on seal, võib öelda, läbi kukkunud. Ja väga palju nendest inimestest, kes selles piirkonnas elavad, nad ei ole isegi suurlinnades käinud ja nad ei kujuta ette, mis tähendab suur hulk teise taustaga inimesi. Ja nende jaoks tundub ehmatav, kui 1 või 2 inimest tuleb. Ja võib-olla kui see, ütleme, väliselt sisserändaja ei ole nii väga eristatav, siis ka suhtumine ei ole nii negatiivne, aga need, kes on ilmselgesti silmaga nähtavalt teistsugused, nende osas kehtivad väga tugevad stereotüübid. Ja sellepärast üldsus ütlebki, seda me ei taha, integratsioon meile ei sobi. Ja siis ka integratsiooni poliitikud tihtipeale on silmitsi selle situatsiooniga, et nad ei saa lubada endale integratsiooni väga toetada ja kõigest sellest jutust, kui nüüd väga kiiresti teha kokkuvõtte, et meil interpreteerides integratsiooni me saame aru, et see on väga tihedalt seotud postsotsialistliku ühiskonna olemusega ja seotud on ta kindlasti ka selle varasema arusaamisega Ida- ja Lääne-Saksamaa olemusest, ehk et see on nagu hegemonistlik suhe ja ma siin mainisin ka seda, et integratsioonistruktuure tuleb arendada vastavalt sellele, millise piirkonnaga on tegemist, sest piirkonnad, kus ollakse nii-öelda harjunud sisserändamise ja sisserändajatega, seal on see tunduvalt lihtsam läbi viia kui sellistel uutel aladel, kus valitseb nagu eelnevalt juba vastasseis. Ja kindlasti tuleb ka tegeleda sellise seisukohaga, mis ütleme inimesed, kui nad tunnevad ennast nagu ilmajäetuna, aga samas nad võtavad endale sellise fatalistliku passiivse hoiaku, et no mis me teha saame, nad tulevad niikuinii. Ja see ksenofoobiline ja ütleme vastustav olukord erinevate inimrühmade vahel võib-olla tee sellest
ületamiseks ongi see, kui me räägime mitmekesisusest, mitmekülgsusest, erinevatest keeltest, mis kõik aitab kaasa selleks, et vabaneda stereotüüpidest. Aitäh!